kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Me kõik tunneme emotsioone, aga ilmselt oled sa vahel kogenud, et need emotsioonid justkui ei kuuluks päriselt praegusesse hetke, sest su keha võib-olla reageerib liiga tugevalt või sa reageerid üle või reageerid endalegi ootamatul viisil. Ja emotsioonide maailma ei tee lihtsamaks ka see, et meie ühiskonnas on selline harjumus emotsioone mitte lõpuni kogeda, vaid need alla suruda, kas siis töö või tegutsemisega, mõnikord söögiga, mõnikord alkoholiga ja mõnikord lihtsalt mitte lubades endal seda tunda. Ja ilmselt võib öelda, et see ei olegi niivõrd harjumus emotsiooni mitte kogeda, vaid oskamatus emotsioonidega toime tulla. Aga miks seda saadet kuulata? Sest sa koged emotsioone iga päev, kümneid, mõni võib-olla isegi 100 kordi ja nende tundmine ning tervislik reguleerimine on otseselt seotud sinu heaoluga, sinu suhetega ja sinu füüsilise tervisega. Nii et täna me räägimegi sellest, mis see emotsioon tegelikult on, kuidas see tekib ja milline on siis kehale loomulik viis seda läbi töötada. Head kuulamist! Minu tänaseks saatekülaliseks on Robert Randma. Robert on psühholoog ja kehapsühhoterapeut, kes on tegutsenud juba 12 aastat. Ja Roberti silma, nagu ka minu silma, paneb särama see, kui ta näeb reaalset muutust inimese elus, inimese enesetundes, inimese tervises. Nii et ma loodan, et tänasest saatest sa saad juba väikseid killupasi, mis siis tegelikult Roberti silma särama paneks. Tere, Robert! Tere, Helle! No, tänane saade tuleb üks väga mahukas ja selline mõnusalt tummine. Aga kõigepealt, ennem kui me alustame, siis väga paljud ilmselt ei ole kuulnud, kes on tegelikult Robert ja kuidas Robert jõudis kogu sellise põneva ja väga-väga vajaliku teemani nagu keha psühhoteraapia. Et kas sa natukene avaksid enda maailma? Kuidas minna jõudsin? Kõigepealt võib-olla, mis asi see kehapsühhoteraapia on üldse? Et kehapsühhoteraapia on selline asi on olemas nagu somaatiline psühholoogia ja kehapsühhoteraapia on somaatilise psühholoogia praktiline väljund. See tähendab seda, et me keskendume somaatilises psühholoogias sellesse, et me vaatame psühholoogia ja keha tervikuna. Ja suur osa sellest on siis arengupsühholoogial ja šokitrauma regulatsioonil ja me vaatame siis kui me vaatame arengupsühholoogilist vaatenurka, siis me vaatame seda paralleelselt psühhomotoorikaga. Mis asi see psühhomotoorika on? Psühhomotoorika siis vaatab seda, et kui meie keha käivitub, nagu me kõik me ei sünni nii, et me sünniksime ära ja hopsti püsti ja hakkame aina ringi liikuma, eks. Et me sünnime ära, me ei oska veel oma keha liigutada, me ei suuda oma keha liigutada, me ei suuda meil puudub ajus aktivatsioon ja nii edasi, eks siis. Me keha käivitub mingis mõttes nagu vana arvuti käivitus, või praegune arvuti, vajutad arvuti käima ja läheb mõnda aega, enne kui sa jõuad sinna kohta, kus kogu arvutit saad kasutada. Eks. Samamoodi me võime mõelda keha arengust, et keha võtab aastaid aega ja enne ja aju siis samamoodi, enne kui me jõuame sellesse kohta, kus meie süsteem täielikult töötab. Mina isiklikult siis oma elus ja nagu me kõik võib-olla oleme oma elus rinda pistnud erinevate muredega, leidsin, et sellist klassikaline psühholoogiline lähenemine ei võimaldanud mul läbi töötada mingisuguseid raske kohti, mis mind vaevasid. Ja isiklik huvi viis mind järjest rohkem lähemale kehapsühhoteraapiale, nii et algusest oli minu jaoks selline eneseabivahend ja siis ta kujunes minu professionaalseks väljundiks.
tahaks natukene rohkem kuulda, sa ütled sellest, et keha, et sa ei vajuta restart või seda nuppu ja siis ei ole nagu, ei tööta, on ju, et selleks läheb aega. Miks see on oluline teada? Sellepärast, et kui me vaatame arengupsühholoogiat, siis arengupsühholoogia vaatenurgast, kui me vaatame nii-öelda psühhomotoorikat ja arengupsühholoogiat paralleelselt, siis meil on teatud etapid, kust me areng läbi läheb. Näiteks meil on kõigepealt selline väga eksistentsiaalne etapp, kus me oleme just sündinud, kus meie närvisüsteem on täiesti ebaküps. Ja meie selline temaatika, mis seal ümber on see, et kas ma jään elama, kas mul on õigus olla, kas ma saan eksisteerida, väga tundlikud oleme. Kuna meil ei ole isegi peaaegu üldse müaliini närvisüsteemi, nii et me oleme üli-tundlikud. Sealt me läheme edasi järgmisse teemasse, kus meil keskseks teemaks muutuvad vajadused, emotsionaalne häälestatus, kuulsus, nähtus, kõik sellised teemad. Ja sealt me läheme edasi, kus me õpime kõndima, kus meil tekivad impulsid, siis tekib meil tahe, siis tekib meil seksuaalsus, siis tekib meil arvamus ja nii edasi, eks. Need on väga konkreetsed teemad, mis meil arenguliselt käivituvad. Miks see on meie jaoks oluline täiskasvanuna on sellepärast, et me oleme kõik läbi käinud need arengulised nii-öelda perioodid, aga see ei tähenda seda, et me õppisime ära kõike, mida igas arenguetapis oleks pidanud õppima. Nii-öelda, mis oleks võinud olla see optimaalne, mida selles arenguperioodis õppida. Ja kui sul või mul või kellel iganes ei õnnestunud neid kõiki olulisi peatükke nii-öelda selle õigel esimesel õppeperioodil ära õppida, siis on suur tõenäosus, et sul ka täiskasvanuna on need samad kohad natukene nii-öelda lonkavad. Ja tõenäoliselt need samad teemad tulevad sul igapäevaelus üles ja sa lahendad neid siiamaani. Ja teadmata, et mingisuguses konkreetses arenguperioodis jäid sul sellele vastavad teemad võib-olla mingitel asjaoludel, mingitel tingimustel, mis sel hetkel näiteks päritoluperes aset leidis või kus iganes õppimata. Positiivne on jälle see, et sa saad kõiki asju järgi õppida, nii et midagi ei ole kadunud. See on tõesti väga positiivne. Õnneks me saame seda teha. Yeah. Sa ise ütlesid ka, et sinu teekond või sinu loos, nagu ka minu loos, ei suutnud rääkiv teraapia tegelikult lõpuni toetada ja mõeldes kogu sellele arengu teemale, mida sa just rääkisid, kuidas inimese närvisüsteem areneb ja millist rolli tegelikult ka keha seal mängib, siis et miks on just keha see siis tänasel päeval, mis saab hästi suureks toeks olla, et meie süsteem õpiks ära need asjad, mis võib-olla 2-kuuselt, võib-olla 3-aastaselt, võib-olla 8-aastaselt jäid lõpetamata. Ja, et võib-olla kehapsühhoteraapia nii-öelda saabki ennast pjedestaalile panna läbi selle, et ta on suuresti fokusseerunud siis preverbaalsetele traumadele. Preverbaalsed traumad tähendavadki siis seda, et traumad, mis leidsid meie süsteemis aset enne, kui tekkis kõne. Ja neid perioodides sa võidki jääda rääkima. See ei vii sind mitte kuhugile, sellepärast et verbaalsus, mis on sul seotud rohkem korteksiga, see käivitub oluliselt hiljem. Aju käivitub mingis mõttes alt ülesse. Kõige algselt meil on ajutüvi käivitub, sealt läheb edasi limbiline aju ja sealt edasi prefrontalkorteks ja korteks on ju. Ja see võtab ajaliselt mitu aastat aega, enne kui jõuame sinna. Nii et kogu see esimene ports elust, kus me oleme ülitundlikud ja samas veel ei oska rääkida. Seal meie traumaatilised elusündmused ei ole salvestunud eksplitsiitsesse mälusse, mis see nüüd on ju keeruline sõna. Meil on implitsiitne mälu ja eksplitsiitne mälu. Eksplitsiitne mälu on selline episoodiline mälu, see tähendab seda, et ma võin rääkida näiteks, et eile ma käisin toidupoes ja ostsin banaane, see on eksplitsiitses mälus konkreetne episood. Implitsiitne mälu on see, kus mul ei ole konkreetset episoodi, näiteks ma nuusutan õunakooki lõhna ja saan aru, et ma olen õunakooki söönud, kuigi mul ei ole konkreetset episoodi meeles, millal ma õunakooki sõin. Ja et kui me räägime preverbaalsetest arenguperioodidest, siis me räägime väga palju sellisest implitsiitsest traumaatilisest infost, millel ei ole episoodilist mälu, aga mis meie süsteemis on väga reaalselt olemas.
Robert, aga me täna räägime hästi palju emotsioonidest või see on meie selline keskne teema, sest tegelikult kogu sellest asjast, mida sina õpetad, ma saan aru, 4 aastat õpilased käivad sinu juures õppimas neid teemasid, siis neid teemasid on lihtsalt nii palju, kuhu minna. Sellest me võime rääkida siin. Jah, et täna me siis otsustasime, et me läheme süvitsi emotsioonide teemasse. Aga kuidas sina üldse defineerid, mis on emotsioon ja mis on emotsioonide regulatsioon? No. Emotsioon on selline, ütleme kõige lihtsalt öeldes, emotsioon on keemia. Mis see tähendab? See tähendab, et on selline sensoorne informatsioon, mis tuleb meie süsteemis, käivitub meelte kaudu, eks. Ja siis selle otsa käivitub siis meil, see info liigub meil aiu, närvisüsteemi, meil käivituvad neurotransmitterid, hormoonid ja nüüd tekib teatav laeng või intensiivsus, see tähendab seda, et sümpaatiline närvisüsteemi süda hakkab kiiremini lööma ja nii edasi. Nii et me jõuame, meil on selline sensoorne kogemus ja seal me jõuame küsimuse teise otsa, mis asi on emotsionaalne regulatsioon. Eks? Emotsionaalne regulatsioon eeldab siis seda, et kõigepealt esimene asi on oluline, et ma tunneksin ära selle, mis minuga toimub. Kõigepealt teadvustamine, mis see emotsioon üldse on, mida ma kogen, on ju. Ja nüüd, kui me rääkisin enne sellest, et kui meil närvisüsteem hakkab, süda hakkab kiiremini liikuma ja laeng või emotsionaalne laeng tõuseb, siis vast kõige olulisem osa emotsionaalregulatsiooni juures on emotsiooni modulatsioon. See tähendab seda, et me suudame hallata või manageerida, moduleerida seda emotsionaalset seisundit, mis mul on. Ja emotsionaalregulatsiooni võib viia sind väljenduseni samuti. See väljendust me vaatame kehapsühhoteraapias ka afekti. See ei tähenda seda, et me peame afekti jõudma, et emotsiooni reguleerida. Me võime emotsiooni kogeda ka ilma afekti seisundita. Ja siis jõuame emotsiooniga tavaliselt integratsiooni, mis siis selle emotsiooni nii-öelda regulatsiooni lõpuni viib. Ehk siis teadvustamine, modulatsioon, väljendamine, integratsioon. Ma ütleks, need 4 astet on emotsionaalregulatsiooni sellised olulised osad. Lihtsalt kuna on väga palju kuulajaid sellises kohas, nagu mina olen ka olnud väga pikalt, kus ma tegelikult ei saa aru, kas ma nüüd kogesin emotsiooni läbi või lihtsalt surusin selle alla. Yeah. Ja ma arvan, et võib-olla, ma ei tea, see võib-olla parandab mind, aga võib-olla see erinevus seal ongi selles etapis, kus sa ütled tegelikult väljendamine ja mis see väljendamine siis tegelikult tähendab, on ju, ja lisaks see integratsiooni pool. Aga kuidas üldse inimene lihtsalt, kuidas sa seletaksid lahti inimesele, kes ei saa tegelikult täna aru, kas ta koges nüüd emotsiooni läbi või ta surus selle alla? Ja. Ma tooksin nüüd paar olulist asja juurde. Ma saan aru, et see on alguses väga palju, aga lihtsalt, et selleks, et aru saada, seda ma pean natukene juurde tooma erinevaid mõõtmeid. Esimene mõõde, mida ma tahaksin juurde tuua, on aktivatsioonikõver. Aktivatsioonikõver, ja me saame seda siin katsetada ka, on ju, et kui sul on mingisugune suvaline emotsioon, näiteks rõõm on tavaliselt inimeste jaoks väga lihtsasti kogetav, on ju. Et kui sa lähed rõõmu sisse, see tähendab seda, et sa tood endale natukene rõõmu ülesse. Sa võid hakata, ja emotsiooni sa koged tavaliselt somaatiliselt. See tähendab seda, et kehas käivitub mingisugune sensoorne info. Näiteks, kui sa rõõmu tunned praegu, nii mina tunnen seda siin natukene rinnaku peal tekib aktivatsioon. Võib-olla sinu puhul on see hoopis teistmoodi. Meil ei ole ühte viisi, kuidas me peaksime emotsiooni kogema. Nüüd, ma ütleks, et minu aktivatsiooni kõveral see rõõmu tunne, mida ma praegu kogen, on võib-olla 1-2. Kui me mõtleme aktivatsiooni kõverat 1-10, 10 oleks juba täielik paanika. 1-2 on siuke, et ma nõrgalt seda tunnen. Nii et üks oluline asi, et ma üldse õpiksin moduleerima emotsiooni, ma pean aru saama, kus ta minu jaoks on aktivatsiooni kõveral. Nii et seda saab iga kuulaja teha. Arvestada sellega, et sa prooviksid oma emotsioonidega käituda nii, et su aktivatsiooni kõver oleks 0 ja 8 vahel. Et ta ei läheks sealt üle. Kui ta läheb sealt üle, siis sa võid minna paanikasse või su närvisüsteemis võib käivituda selline autonoomse närvisüsteemi osa nagu parasümpaatiline dorsalvaagus, mis võib viia sind tardumisse, kuna laeng, mis üles tuleb, närvisüsteemi jaoks on liiga palju. Nii et esimene samm, mida ma kutsuksin inimesi tegema, on tunnetada oma emotsioone emotsiooni kõveral ja üritada hoida seda nii 0 ja 8 vahel.
see oleks nii-öelda kõige esimene asi. Teine asi, me peame aru saama emotsiooni natuurist. Emotsioon on oma olemuselt laine. See tähendab seda, et ta algab sealt nii-öelda, kui ta liigub mööda aktivatsiooni klassikaliselt altpoolt ülesse ja siis ülesvalt alla tagasi. Nii et kui sa mõtled sellest aktivatsioonikõvera kontekstis, siis võib-olla emotsioon võib liikuda näiteks, mina ütlen sulle midagi, mille peale sa meete kaudu seda info kätte, nüüd aktivatsioonikõver läheb võib-olla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peale, on ju, ja siis tuleb alla 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja ühel hetkel saab emotsioon läbi. Kui see on emotsioon. Nüüd, selleks, et me saaksime emotsiooni reguleerida kui lainet, mis on tema loomulik viis, selleks me peame teadma, kas see kogemus, mida ma kogen, on emotsioon. Sellepärast, et see võib olla lihtsalt meeleolu või see võib olla instinkt. Ja me peame selle erisust aru saama, sellepärast, et reguleerida me saame ainult emotsiooni, me ei saa meeleolu niimoodi reguleerida, me ei saa instinkti reguleerida. Nii et me peame eristama instinkti, meeleolu ja emotsiooni. Mis see tähendab? Meeleolu on näiteks frustratsioon. Ma olen frustreerunud. Kuule või ka üks meist on olnud mingil hetkel frustreerunud. Seal on natukene kortikaalset laengut, seal on natuke viha, mis tuleb võib-olla rohkem limbilisest ajust, et on segamine. Tal on emotsionaalset kvaliteeti ja kortikaalset kvaliteeti. Ja frustratsiooni, me ei saa öelda frustratsiooni kohta, et see on laine. Et see läheb üles ja tuleb alla. Sa võid olla frustreerunud aastat, sa mida tahad. Sa võid olla väga kaua frustreerunud. Eks? Nii et kui sul on meeleolu, siis või oled sa kartlik või mis iganes meeleolu, millel on nii-öelda kortikaalne laeng või ütleme siis ka juures, see ei käitu nagu emotsioon. Me ei saa seda reguleerida samamoodi nagu emotsiooni. Kui sul on näiteks frustratsioon, siis see emotsioon, mis sellega on seotud, on viha. Eks? Viha me saame reguleerida. Nüüd, kui me liigume alla, ehk siis me läheme instinkti, me läheme täitsa sellisse ajutüvesse, siis me jõuame raevu. Ja instinkti me samamoodi ei saa reguleerida. Instinktist me võime välja tulla, aga instinkt ei ole reguleeritav. Ja kui me räägime emotsionaalregulatsioonist, siis lisaks aktivatsioonikõverale on oluline mõista, esiteks, kas see, mida sa üritad üldse reguleerida, on emotsioon. Ja nüüd, kui see on emotsioon, siis üks oluline asi on mõista seda, et emotsionaalne kogemus on somaatiline kogemus, on kehaline kogemus. Nii et kui sa mõtled, et sa oled vihane, siis sa tõenäoliselt ei koge seda viha. Sul peab olema sensoorset informatsiooni sellega kaasas. Tähendab seda, et kehast leiab aset mingisugune aktivatsioon. Soojus, kui sul on võib-olla kuumus, võib-olla laeng tuleb rohkem kätesse, kus iganeseks. Eks sa näed, et koged sensoorset aktivatsiooni. Nüüd, kui see sensoorne aktivatsioon hakkab mööda seda aktivatsioonikõverat üles minema, toon näite viha baasil praegu, eks. Või ütleme, et ma olen natukene vihane aktivatsioonikõveral 2. Ja nüüd on 3, 4, 5, 6 viha hakkab juba üles minema. Tugev on 7, 8. Aga nüüd ma olen 8 peale juba jõudnud, see tähendab seda, et see emotsionaalne laeng on minu süsteemis suurem, kui ma suudan hallata. Nüüd võib tekkida afekt. Selleks, et süsteem ei suuda suuremat laengut kehas hoida, siis ta peab mingi osa laengust välja viskama. Ja mis see tähendab? See tähendab, et nüüd ma löön rusikaga vastu lauda. Kui ma löön rusikaga vastu lauda ära, siis ma viskan ühe sortsu lahengust välja. Aktivatsioonikõver tuleb nüüd 7-6 peale, nüüd ta on jälle mu jaoks hallatav. Nii et ma võin aktivatsioonikurvi alla tuua läbi afekti, aga ma ei pea tegelikult emotsiooni afekti viima. Ma võin emotsiooni suuta hallata ka nii, kui see ei lähe afekti välja. Afekt võiks olla kurbusel nutmine näiteks, on ju, vihal, erinevaid afekte on milleks, mis meie süsteem suudab kogeda. Nüüd, kui emotsioon on sinu jaoks hallatav, see tähendab seda, et ta on selle 1 ja 8 vahel ja sa oled tõesti emotsioonis, siis kui sa seda somaatiliselt kohal olles koged, siis tal on tõenäosus, et ta laine läheb üles ja läheb alla tagasi. Ja nüüd võiks öelda, kas see emotsioon on läbi kogetud. Jah, kui see emotsioon on üksildane tegelane, aga tavaliselt ju nii ei ole.
tavaliselt ju ei ole, kujutad ette, mina ja Elle, sina oleme suhtes ja mina ütlen sulle, ma jätan su maha. See ei olegi, et sa saad ühe emotsiooni. On ju, et sa nüüd koged läbi viha või koged läbi kurbuse, ei ole ju reaalne. 90 sekundiga. Just, see ei ole ju reaalne kogemus. Nii et emotsioon üks lõppeb ära ja tuleb, ja sellele tuleb mingisugune, jõuab ajukoorde välja, anname mingisuguse tähenduse sellele, eks, tuleb teine emotsioon või tuleb mitu üheaegselt. Nii et see ei ole nii üheselt mõistetav. Nii et me peame saama aru, et emotsioonid sageli võivad kattuda ja sageli võivad ka üksteise järgi täpselt tulla. Kui on selliseid olukordi, kus emotsioonid kattuvad, see tähendab seda, et näiteks, ütleme, toon seda sama näite pealt juurde, mis me siin ütleme, kui suhtes ma jätan su maha. Sina võid nüüd tunda väga palju erinevaid tundeid. Viha, kurbust, süüd, häbi, jumal teab mida. Ja kui su süsteemis on üleval piltlikult öeldes nii palju erinevaid keemiaid, siis sa ei suuda neid hallata, kui nad on kõik koos. Et me peame neid emotsiooni sellisel juhul hallama eraldi. Sest et igalühel on oma aktivatsioonikõver. Võib-olla sa oled süü aktivatsiooni 3 peal, vihal 7 peal ja nii edasi. Ja see on lihtsalt liiga palju see süsteemi jaoks. Me peame neid eraldi võtma. Nii et ühest vastust sellele, kuidas ma tean, et emotsiooniga on ühel pool, siis kui me mõtleme emotsioonist tõesti kui täiesti eraldiseisvast tegelasest, siis me võiksime öelda, et kui ta liigub mööda aktivatsioonikõveralt üles ja sealt alla tagasi, nüüd sellele ei järgne midagi ja me oleme veendunud, et tegemist on emotsiooniga, siis ta on lihtsalt selline loomulik protsess, mis algab nõrgalt, intensiivistub ja tuleb alla. Ja möödas. Tekkis nii palju küsimusi. Esiteks aktivatsioonikõvera osas. See on ju ka täpselt samamoodi nagu iga teine asi meie süsteemis, et ka see on ju ajas muutuv. Kui palju mingi olukord tegelikult meid seal aktivatsioonikõveral üles viib ja et kui ma täna olen ikkagist väga kaugel oma kehast, iseendast ja kõik need emotsioonid, mis tulevad laenguga, nad tunduvadki mulle hästi hirmsad. Et nagu, et sellega on ju võimalik ka eraldi täiesti tööd teha, et juba sellest ei läheks aktivatsioonikõver 8 või 9 peale, et lihtsalt see emotsioon ise hakkab tõusma, on ju. Just, siin me jõuamegi nüüd täiesti sellesse kohta, kus me peame mõtlema arenguegost. Järgmised tegelased on siia juttu teemasse, eks. Arenguego on selline, ütleme siis meie ego funktsioonide kogum, mida me arenguliselt õppisime ülesse kasvades, arenedes. Ja üks nendest arenguego, ütleme siis funktsioonidest on energia manageerimine, on energiahaldus. Ja see emotsioon on emotsionaalne energiahaldus näiteks, sobib sinna hästi. Eks. Ja selles mängib väga suurt rolli närvisüsteem, autonoomne närvisüsteem. Nüüd, kui me sünnime siia maailmasse, siis nagu öeldud, me sünnime täiesti ebaküpse närvisüsteemiga. Nii et kui lapsel on, või vastsündinud imikul on mingisugune stimuli, eks, siis tal ei ole mitte mingit võimalust ennast kaitsta. Ta puudub igasugune võimekus reguleerida ennast selle negatiivse stimuliga vastakuti olles. Ja ta vajab üleni lapsevanema või teisi inimesi keha, kellesse oma laheng maandada, kelle närvisüsteemi laenata mingis mõttes, selleks, et tulla toime selle nii-öelda laenguga, mis tema süsteemis kerkib vastakuti olles stimuliga. Nii et esimesed eluaastad me õpime, meie närvisüsteem mingis mõttes küpseb, lihtsustatud tööds. Kui need esimesed eluaastad meie elus on olnud sellised, kus me ei ole saanud piisavalt kooregulatsiooni. Kooregulatsioon on siis, kus teine inimene aitab sul reguleerida sinu laenguid. See tähendab, mul ei ole piisavalt hoitust olnud. See tähendab seda, et ma olen jäänud väga palju üksi oma tunnetega. Mis siis juhtub, kui ma jään üksi oma tunnetega?
väike lapsena, see laeng läheb mul üles, see sama aktivatsioonikõver läheb 6, 7, 8, aga mul ei ole mitte mingisugust muud võimalust, siis ma võib-olla hakkan nutma, olen sellises nii-öelda väga tugevas emotsionaalses väljundis ja kui siis ka keegi ei ole, siis ma lõpuks lihtsalt tardun. Ma olen lihtsalt, ja see tardumine tekib dissotsiatsioon emotsioonist, on ju. Ja kui ma olen õppinud selgeks sellise emotsionaalregulatsiooni või tegelikult düsfunktsionaalse emotsionaalregulatsiooni, et kui emotsioon tuleb üles, siis ma muutun tuimaks. Mis see tähendab? See tähendab seda, et mu autonoomne närvisüsteem tegelikult on täiesti alatreenitud. Ja kui ma ei ole seda lapsena selgeks õppinud, siis suure tõenäosusega ma täiskasvanuna ei oska ka eriti hästi emotsioone reguleerida. Nii et emotsioon võib tõepoolest tunduda mulle väga hirmus asi. Kui mingisugune laengusüsteemis kerkib, ma ei oska sellega midagi peale hakata, ma lähen paanikasse, tugevasse pingesse, mingil hetkel muutun tuimaks, võib-olla dissotseerun või tunnen metsikut vajadust, et keegi peab mind hoidma, sest ma ise ei tule emotsiooniga toime. Ja see on paljudel inimestel nii, eks. Ja see on üks selline asi, millest ma enne rääkisin ka, et kui meil on jäänud puudu ego arengus oluliste etappide õppe ja see on üks nendest etappidest, siis see tuleb järgi õppida. Ma mõtlen ka sellele sind kuulates praegu, et ma ei tea, kuidas sellest nagu ikkagist aru saada või kuidas sellega tegeledes väga paljud on ju ütlevad seda, et ja mina ise ka ikkagist, teades kõike seda tausta ja mis närvisüsteemi kujunemisel on rolli mänginud ja mis on puudu jäänud ja nii edasi, siis vahel tuleb näiteks viha, nii-öelda öeldakse, et mul läks 0-100 nagu, on ju. Ja sel hetkel on selline, et kõik võivad mulle öelda, et tee see paus, on ju, ja tegele sellega nagu selle hetkel, on ju, aga sa isegi ei saa aru, sest see tõesti läks 0-100, see läks lihtsalt nii kiiresti. Kas see on nüüd asi, mis on instinkti teema, millega tuleb täiesti eraldi tegeleda? Või see on ikkagi, kuidas sa selles osas nagu suunaksid inimest, et kust üldse alustada? Et kui inimesel tekib näiteks lihtsalt, kui sul on raev, kuidas teha vahet vihale raevul? Võib-olla kõige lihtsam viis vahet teha on selles, et instinktil ei ole kontakti. Ühendust. Emotsioonil on kontaktühendus. Ikkagi see on ju, et kui ma ikkagi kehaliselt ka tunnen, et kõik lihtsalt purskab, et see on nagu raudselt emotsioon, on ju? Kas see on see? Ühenduse mõttes näiteks, et ütleme, raev käivitub ju kaitsev raev, instinktiivne raev, kui ma tunnen selle labidaga kallale üks hetkeks, siis sa tõenäoliselt lihtsalt lähed raev ja kaitsed mind. Kaitsed ennast, vabandust, eks. Ja see ei ole ühendust sul, see ei ole vahet, kes ma olen selle jaoks, sul ei ole ühendust minuga, ma võin olla kas karu või iganes, siin ei ole ühendust minuga, ühendatuse kogemust. Instinktis meil ei ole ühendatuse kogemust. Vihas meil säilitub ühendatuse kogemus, me saame aru, et me oleme selle inimkonna osa, sa ei ole šoki ajus, sa oled siin ütleme siis arenguaju, me kutsume seda selles kohas, kus sul on ühendatus teiste inimestega olemas. Ja vihas, loomulikult viha võib minna sul täiesti vabalt 0-10, nagu sa räägid. Tekib mingisugune trigger või käivitaja, mis viib sind väga jõuliselt sellesse kohta, kus ühel hetkel on kõik ilutulestik. Kõik jääb paugust, on ju. Et siis ongi oleneb, mida me teeme. Kui see laeng käib nii kiiresti ülesse, siis tõenäoliselt su süsteem läheb afekti. See tähendab seda, et ta läheb sellest 0-8 ja 8 üle, laeng läheb nii suureks, kui saad tõenäoliselt, siis sa näiteks lusikaga vastu lauda või karjatad või lööd paugub ukse kinni või jumal teab, kuidas iganes sa mida see tähendab minu jaoks, see tähendab seda, et sa viskad üle laengu välja sisuliselt. See ei tähenda, et su viha ära kaob, see üle 8 osa kõver tuleb lihtsalt võib-olla 6 peale alla, et sul natukene jõuab allapoole see. Su küsimus on selles, ja ei ole head, ma ütleks selle koha peale, et on hea või halb viis. See on lihtsalt see viis, mida sinu süsteem selle hetkel suudab teha. Ma ei tahaks, et keegi tunneks ennast selle pärast halvasti, et tema emotsionaalregulatsioon on selline, nagu ta on. Tal on sellised ressursid ja me igal hetkel inimestena käitume
oma ressurssidele lähtuvalt parimal viisil, kui me oskame. Kui palju parimal viisil, kui meie süsteem võimaldab. On ju, ükskõik mida ma tahan mõelda, ma tahan ikkagi olla parim, on ju. Aga kui su närvisüsteemil puudub võimekus laengut reguleerida, siis närvisüsteem liigub oluliselt kiiremini, kuni su mõistus, on ju. Et see toimub kiiremini, kuni sa jõuad mõelda, nii et sa ei suuda oma mõõtega seda hallata, sest et aju liiguvad signaalid alt üles ja närvisüsteem on oluliselt kiirem kui mõttel. Nüüd, siis me jõuame sellesse kohta, et mõelda, et kuidas siis seda reguleerida, kasutades somaatikat. Ma eeldan, et su küsimus läheb natukene sinna suunda. Kuidas ma saan hallata seda laengut püsides kohal ja kehas? Sellele küsimusele, ma hakkan sellele nüüd vastama, aga seda on natukene keeruline vastata. Selleks, et meil on väga erinevaid energia manageerimise, emotsionaalse laengu haldamise võimekusi. Ja me saame selleks kasutada palju lihaseid ja hingamist. Nüüd, milliseid lihaseid kasutada ja millist hingamist kasutada, oleneb sellest, kus sa oled parasjagu oma arengu egos. See teeb seda natukene keeruliseks. Nii et toon sulle lihtsalt paar näidet selleks, et sa natukene saaksid aru, millest me räägime. Kui sa mõtled isiku peale, kes on väga ülitundlik, kelle jaoks on emotsioonid juba natukene on väga palju, siis nende jaoks neil on aktivatsioonikõveral 1, 2 ja siis on juba 9. Väga kiirelt, nii et need vahenuppe sealt aktivatsioonikõveral üldse ei ole. Juba hakkab emotsioon tulema ja nüüd juba on liiga palju. Nende kohtade peal ja me oleme oma arengu egos väga-väga varases kohas. Mis see tähendab? See tähendab seda, et me peaksime mõtlema endast nagu arengu ego alguses, kus me hingame väga pealiskaudselt ja me kasutame väga algseid lihaseid. Nii et kui sa mõtled, kuidas vastsündinud imik hingab, siis ta hingab siia esimese, teise ribi juurde hästi pealiskaudselt. See manubriommi sternumi ülemisse ossa. Ta ei vaja sügavat hingamist, diafragmaalset hingamist, sest et ta lamab. Tal ei ole, kui sa jooksed, sa vajad diafragmaalset hingamist, aga sa oska kõndidagi. Nii et sa püsid oma hingamisega siin. Et kui sa proovid korraks siin püsida hingamisega, see mahub väga vähe sisse, paned tähele. Ja paned tähele, kui väike saab aktivatsioonikõver seal olla. Sest kui sa siia ainult hingad, siis midagi juhtub, kohe on liiga palju. Et kui sa oled oma arengu egos selles kohas, see tähendab seda, et sul on suhteliselt pealiskaudne hingamine ja kasutad oma kehas suhteliselt väikest osa selleks, et ennast reguleerida. Siis me peame leidma sinu jaoks emotsionaalregulatsiooni, mis kasutab seda sama osa. Ehk siis me peame emotsionaalregulatsiooniks kasutama neid ressursse ja neid vahendeid kehas, milles sa parasjagu esil oled. Nii et siin puhul me kasutaksime näiteks kaenlauku hingamist, serratus anteriori lihast, transversus thoracics, need on niisugused lihased, mis meil aktiveeruvad väga alguses selleks, et hingamist väga pealiskaudsena hoida, nii nagu me oleme. Nii et emotsionaalregulatsioon on meil otseselt seotud sellega, mis arengu ego osa on käivitatud. Kui ma räägiksin, ja tänu sellele see on väga muutlik vastavalt sellele, kus me oma arengu egos oleme. Kui ma räägin väga laia vintslitõmbega, et kuulajale anda lihtsalt midagi, siis kõige esimene asi, mida ma kutsun sind tegema, on õppida hingama külgedele emotsionaalregulatsiooni ajal. See tähendab seda, et mitteks tõmmata õhku end ülesse, vaid külgedele. Kui sa külgedele hingad, siis see laeng ei jookse sul nii palju ülesse siit, vaid see natukene läheb äärtesse, sa mahutad rohkem, mingis mõttes väga lihtsalt töötas. Nii et see on kõige esimene, kõige lihtsam asi, mida me saame teha. Hingata oma keha laiemaks. Samamoodi, kui sa paned oma käed oma põlvede väliskülgedele ja surud natukene jalgu laiali samal ajal. See tähendab seda, et jala väliskülg, tensor fascia lata, see, mis on jala välisküljel, hakkab pingestama. See võimaldab samamoodi, et sa hoiad laengut keha külgedel allpool. Kuidas inimkogemuses see väljendub? See väljendub see, et see aktivatsioonikurv ei lähe 0, 1, 8,
vaid sa suudad hoida seda laengut, hallata seda, nii et ta saab minna 0, 1, 2, 3, 4 ja nii edasi. Nii et üks esimene asi, mida kuulaja saab teha, kui sul emotsioon on, kohe lülitu oma süsteemile sellele, et mõtle, et ma olen laiem. Ma hingan laiemalt, ma võin kasutada keha välislihaseid, lateraalseid lihaseid selleks, et tunnetada, et mu keha on laiem. Just kui kujutan ennast ette, nagu ma oleks justkui suurem, laiem pott, kui ma olen. Eks? Ja see aitab kindlasti hallata emotsionaalset laengut paremini. Aga kui me läheme spetsiifikasse, siis me peame täpselt teadma, millises arenguegas on, siis me saame käivitada konkreetseid lihaseid ja konkreetseid praktikaid selleks, et hallata konkreetset emotsionaalset laengut. Kuivõrd meie närvisüsteemid on väga erinevad ja väga erinevas kohas ja meie selline me räägime kindlasti natuke nagu traumast täna ja et seal on ju tegelikult väga oluline teadvustada ka seda, et kõik praktikad ei sobigi kõigile ja mõni praktika, mis muidu võiks olla väga hea praktika, võib hoopis viia sind suurema düsregulatsioonini. Just, et seal me jõuamegi selle arenguega juurde, milleks seda on kaua õppida tarvis, on sellepärast, et kui sa üritad hilisemas arenguega aspektis varasema arenguega laengut manageerida, siis sa tõenäoliselt ei jõua tulemuseni ja lülitad ennast lihtsalt lahti. See tähendab seda, et me peame kohtama inimest seal, kus ta on nii tema emotsionaalses olekus kui ka tema kehas. Ja see on natukene suurem kunst ja pikem õpe, kui me jõuame tänase saate jooksul katta. Jah, aga mida on oluline on ju öelda, et just. Et kõik tegelikult ei peagi sobima ja ei sobigi. Jah, see võtab natuke kauem. Jah. Kuidagi aastaid ma olen kuidagi jälginud, et Eestis hästi palju räägitakse mingites ringkondades emotsioonide vabastamisest. Kui sina sellist asja kuuled, et on mingi emotsioonide vabastamise tehnika, mis mõte sinul tekib? No, kui ma mõtlen emotsioonide vabastamisest, see tähendab seda, et minu jaoks see tähendab seda, et tervislikult, et sa viid oma emotsiooni mingisse afekti, on ju, ja nüüd näiteks, kui ma nutan, ma vabastan seda või ma peksan tennisretketiga diivanit, on ju, vabastan seda selle läbi, siis ma toon loomulikult laengu alla. Tänu sellele, et ma viskan mingisuguse osa sellest välja. Varasemates arenguega aspektides need ei anna mitte midagi su süsteemile. Hilisemates kohtades, kus sul on võib-olla jõud tagasi hoitud, see võib sulle midagi anda. Aga subjektiivses kogemuses loomulikult, kui laeng tuleb alla, sa tunned ennast paremini. On ju? Et igaüks võib öelda, kui ma olen peatäie nutnud ära, tunnen ennast pärast seda paremini. On ju? Või peksin boksikotti, pärast seda tunnen ennast paremini. On ju? Nii et loomulikult sa saad ajutise parema kogemuse. Kas see lahendab sinu jaoks, emotsiooni, afekti toomine ei saa olla sinu ainus regulatsiooni viis. No saab olla, aga see ei ole tervislik, kui see niimoodi on. Ja mis puudutab emotsioonide vabastamist läbi selle, et emotsiooni kuhugi ära saata, nagu nad oleksid justkui midagi vale, siis sellega ma nõus ei ole üldse. Et selles mõttes, et see väide ütleks seda, et evolutsioon on teinud vea. Et andis meile sensoorse informatsiooni emotsiooni näol ja kogu kehakeemia on evolutsiooni valesti ehitatud. Sellega ma ei ole nõus. Me räägime korraga ikkagist traumast, sest me ei saa rääkida ju emotsioonide regulatsioonist ja kogu sellest närvisüsteemi tööst, kui me ei räägi tegelikult traumast, et kuidas esiteks sina, sest ma olen väga palju erinevaid traumaeksperte kuulanud ja tegelikult igaühel on oma viis traumat defineerida. Seal on kattuvusi, aga on selliseid erinevaid lähenemisi. Et kuidas sina traumat üldse defineerid? Ja, no kõigepealt traumat defineerida, ma tahaksin diferentseerida, eristada arengutrauma ja šokitrauma. Need on täiesti erinevad tegelased, eks. Arengutrauma on see arenguline kontekst, mille sees sa kasvasid, mis ei pruukinud olla sind soosiv, toetav, mis ei pruukinud sul võimaldada läbi õppida või ära õppida neid konkreetseid teemasid, mida sa igas arenguperioodis pidid õppima. Ja seal me räägime arengutrauma puhul, me ei saa öelda konkreetsel hetkel see juhtus. Teisipäeval kell 3 see juhtus, me ei saa seda öelda, sest see on arenguline kontekst.
see oli see kogu on aeg nii. põhimõtteliselt, et kui sa olid beebi ja sul ei olnud seda kaasregulatsiooni ja seda tegelikult juhtus rohkem kui üks konkreetne kord, siis see on arengutrauma. Jah, kui sa kasvasid üles näiteks peres, kus kooregulatsioon puudus, on ju, siis ja me ei saa öelda, et kooregulatsioon puudus teisipäeval 13. märtsil ja see puudus, on ju. Nii et see on arengutrauma. Šokitrauma erineb sellest arengutraumast läbi et seal on konkreetsus, ajaline mõõde. Nii et me saame öelda, et 15. detsembril kell 3 see juhtus, on ju, see on väga konkreetne asi. Ja šokitraumad laias laastus jaotuvad õudutraumadeks ja kabuhirmutraumadeks. Jõudutraumad on seda laadi šokitraumad, kus sa olid tunnistaja rollis. See ei juhtunud sinuga, aga sa nägid pealt. Kabuhirmutraumad on need traumad, mis juhtusid sinuga. Ja sul võib olla ka šokitraumasid, kus just olid mõlemad aspektid kaetud. Nii, sa olid nii pealtnägija kui otsene kannataja. Ja seal sinu närvisüsteemi jaoks see, mis tol hetkel juhtus, oli liiga palju. Kui me räägime kabuhirmust, tähendab seda, et siin me peame mõistma natukene taaskord autonoomset närvisüsteemi, nii et sul võis jääda lõpetamata impulsse, lõpetamata liikumisi, lõpetamata emotsionaalseid väljaelamisi ja nii edasi. Ehk siis, kui sa mõtled šokist, siis šokiga käib meil kaasas sageli äkiline laeng, aga selleks, et ma saaksin äkilise laenguga oma süsteemis midagi teha, ma pean suutma seda metaboliseerida. No näiteks. Metaboliseerimine tähendab seda, et ma pean suutma sellele kuidagi adekvaatselt reageerida. Kui ma olen autoõnnetuses, eks, siis äkiliselt juhtub midagi, aga see juhtub nii kiiresti, et mu süsteem ei jõua, ta saab selle laengu ja selle põrutuse või mis iganes, aga ta ei saa näiteks impulsi lõpuni viia. Näiteks tahtis ümber pöörata ennast või autost välja minna või vahel on see lihtsalt äratõukamine, mis iganes. Seal me räägime impulsi lõpetatusest ja see võis jääda tegemata. Mis tähendab seda, et sümpaatiline närvisüsteem käivitas võitle või põgene refleksi, aga keha ei jõudnud seda lõpuni viia. Nii et seal me näeme, see on kabuhirmu šokitrauma liik ja seal me näeme lõpetamata impulssi. Aga lõpetamata impulss ei pea olema liikumisega seotud. See võib olla seotud ka emotsionaalse väljaelamisega. Näiteks auto tuli ja sõitis mul otsa, aga see laeng tahtis mul metaboliseerida emotsiooniks, kus ma tahtsin karjuda. Aga see karje jäi tegemata. Et kui me töötame šokitraamaga, siis meie keskseks ja kui see on eksplitsiitne, see tähendab seda, et kui mul on teada, millega see šokk aset leidis, näiteks auto sõitis otsa, eks, siis me töötame suuresti impulssite lõpule viimisega. Kui ja lõpeta. Kui tegemist on õudušokidraamaga, siis on lugu natukene teistmoodi. Sellepärast, et seal õudušokidraama puhul ma olen pealtnägija. See on šokeeriv mu süsteemile. Ma näen näiteks, praegu on väga palju sõdasid toimuvad maailmas, on ju. Ma näen näiteks mingid maja õhku lendamas. Ma tean, mis seal kõik sees toimub. See on šokeeriv. Ma lihtsalt muutun tuimaks. Mul tekib õud, selline häbematus ja kohutavuse tunne. Ma olen täiesti natukene dissotseerunud, natukene kehast maha, suu kukub lahti ja lihtsalt vaatan seda, eks. On ju. Nende kohtade peal mul ei ole konkreetset füüsilist impulssi, mis minu süsteemist tahaks lõpule viia. Seal ma pean selle kogu sündmuse metaboliseerima läbi oma arengutrauma ja seal on meil arenguego. Seal on meil mitmeid etappi, seal on meil kognitiivne, emotsionaalne läbitöötamine, kogemuse vastuvõtmine, enda omaks tunnistamine, oma energia suunamine, taaskord kogukonnatunde kätte saamine ja nii edasi. Ehk siis seal on meil väga tugevaid sellised arenguego etappe, mida me peame läbima selleks, et õudušokitrauma metaboliseerida. Kui ma lihtsalt mõtlen näidetele veel, mis on sellised hästi tavapärased, siis kui ma mõtlen hästi sellistele ränkadele traumadele, siis on kuidagi kergem nagu eristada neid. Kui ma mõtlen näiteks sellele, kui laps näeb vanemaid üksteise peale karjumas
noh, okei, no löömine on juba konkreetsem asi, aga näiteks ka karjumine. Kuidas sa seda defineerid siis? Ja, tähendab, oluline on mõista seda, et draama on subjektiivne kogemus. See ei ole objektiivne kogemus. Näiteks meie oleme õde ja vend sinuga ja meie ema ja isa kaklevad. Minul tekib sellest draama, sinul ei teki. Täiesti võimalik. Sest et kuigi me mõlemad nägime sama asja pealt, sinu süsteemile mõjus ühtmoodi, minu süsteemile teistmoodi. Nii et oluline on mõista seda, et draama on alati subjektiivne, see, kuidas minu süsteem interpreteerib seda, mis juhtus. On ju? Et me ei saa öelda, et see pidi olema šokeeriv ühegi asja kohta. Me peame subjektiivselt uurima, kas see oli šokeeriv. Ja kui see on selline asi, on ju, siis see võib tekitada inimesele loomulikult šokidraama. Aga ei pruugi. Kuna šokk on subjektiivne kogemus. See on see ka üks põhjustest, miks lapsed mäletavad, õed-vennad mäletavad oma lapsepõlve täiesti erinevalt. Et tihtipeale ma kuulen seda, et mis asja, selline asi toimus või mina küll ei toimunud, mina küll ei tea, et see oleks nii olnud, on ju, või siis teine õde ütleb, kuidas sa ei mäleta, et see niimoodi oli, on ju, et see ongi täpselt see, kuidas meie närvisüsteemid tegelikult kõike vastu võtavad, kuidas nad seda meelde jätavad, kas nad jätavad seda meelde, on ju, et see on alati nii huvitav kuulata, kuidas sama pere lapsed kogedes samu kogemusi mäletavad täiesti erinevalt neid, mis nendega juhtus. Ja sellele küsimusele vastates võiks nüüd ajada asja veel keerulisemaks, kui me tahame seda saadet veel keerulisemaks ajada. Sest et see võib olla mõlema süsteemis, närvisüsteemis olemas. On ju. Ühel on sellega seotud eksplitsiitne mälu, teisel ei ole. Aga see võis mõlema jaoks olla šokeeriv. On ju. Ja seal me jõuame sinna kohta, kui meie süsteemis, meie kehas nii-öelda lihtsustatult öeldes, võivad olla diferentseerimata traumad või diferentseeritud traumad. Diferentseeritud traumad on need, mis ma tean, mis juhtus, eksplitsiitne mälu on juures, siis me nägime ema kaklemas. Sinu süsteemis näiteks, kes seda ei mäleta, võivad olla näiteks lihtsalt kehalised võnked. Miks need kehalised võnked on? Ma ei tea. On ju. Aga sa tunned seda pidevalt ja seal me võime rääkida diferentseerimata draamast. Me võime seda kogeda oma kehas kui mingit laengut, kui me seda laengusse ka oma teadusega läheme, me ei koge, meil puudub selle eksplitsiitne informatsioon. Ja seal me näeme ainult sellist nii-öelda reflekskäitumist, ütleme, midagi meie süsteemis, mingi laeng hakkab metaboliseeruma, aga ei metaboliseeri lõpuni ära ja sul jäävadki sellised võnked käima, eks. Nii et see teeks seda olukorda veel keerulisemaks, on ju. Et traumamaastik on väga künkaline ja auklik maastik. On. Ma tahaks tuua mingite konkreetsete näidetega nüüd selle trauma teema ja emotsioonide regulatsiooni teema kokku. Või mitte isegi emotsioonide regulatsiooni, vaid just see, et kuidas tegelikult inimene nende emotsioonidega täna toime tuleb või ei tule. Et kas ta neid surub mingil viisil alla, kas ta siis üldse saab sellest aktivatsiooni kõverast aru ja nii edasi, et või see aktivatsiooni kõver lähebki 0-100 ja kõik sellised kohad, et mis on siis need asjad, mis võivad näiteks, lihtsalt mõned näited, et inimene kuidagi saaks paremini need 2 maailma kokku tuua, mis võib olla sinuga siis lapsepõlves juhtunud erinevates etappides ja kuidas see täna võib siis väljenduda? Oi, see on nii suur küsimus jälle. Lihtsalt näitab, kuulen, et on hästi suur küsimus, aga lihtsalt, et inimene hakkaks üldse neid asju nagu niimoodi nagu... Just. Ja meil on konkreetsed teemad erinevates arenguperioodides. Ma räägin lihtsalt nendest teemadest siis võib-olla nii-öelda väga diagonaalis praegu, eks. Et kõigepealt on meil selline baasturvalisus, see tähendab seda, et kas ma kogen, et ma olen oodatud siia maailmasse, kas ma tunnen, et ma saan ühendusse lapsevanemaga, kes minu eest hoolitseb, kas see ühendus on jätkusuutlik või selline sporaatiline, ema on vahepeal olemas, vahel ei ole. Siis me hakkame õppima alguses, nagu ma ütlesin ka enne, regulatsiooni, emotsionaalregulatsiooni, see tähendab seda, et kas mu närvisüsteem on saanud piisavat kooregulatsiooni, et õppida selgeks eneseregulatsiooni. Et me suure osa sellest arengust, mis me oleme väga varased, me õpime internaliseerimise ja peegeldamise teel. See tähendab seda, et meil peab midagi ette tegema, siis me hakkame seda peegeldama. Ja need asjad, näiteks sümbiootiline peegeldamine, ehk siis kui sa mõtled täiesti rinna otsas beebi peegeldamine, mida see tähendab? See tähendab seda, et laps tunneks, et talle häälestatakse. See ei tähenda, et ema peaks temaga koos olema. Näiteks laps nutab ja ema võib teha häält vastu.
et laps tunneks, et ta hääl jõuab kuhugile, et see maandub kuhugile, et see ei pea olema alati füüsiline. Et lihtsalt, et seal on interaktsioon, kus laps tunneb, et siin minu jaoks oleks olemas ja see aitab tal nii-öelda toetada täna närvisüsteemi, toetada emotsionaalregulatsiooni. Me õpime see rütmi alguses, on ju, millal on söögirütm, magamise rütm. Me õpime toime tulema uue informatsiooniga, mis kerkib meie nii-öelda meeltesse. Kuidas toime tulla sellega, kui keegi tuleb uksest sisse, ma kuulen sammasid, on ju. See on stiimul, kuidas ma reageerin sellele stiimulile. Siis mingi hetke me õpime püsti seisma, kõndima, siis me vajame väga palju toetust, sellepärast, et me jõuame esmalt sinna kohta, kus ma kogen iseennast eraldi. Ma olen kogu aeg olnud oma emaga kõrvuti või isaga kõrvuti, see tähendab seda, et ma ei oleks suutnud kõndida, nii et mul on kogu aeg olnud regulatsioon minu lähedal. Aga nüüd ühel hetkel on uudishimu suurem kui hirm, mis tähendab seda, et ma jooksen toa teise otsa ja tahan katsuda seda tassi seal teises otsas. Ja impulss kannab mind sinna, nii et kui sa tead oma elust ka, kui impulss sind kannab, siis ülejäänud maailm kaob ära mõneks ajaks, sest impulss viib sind sinnani. Ja nüüd, kui sa oled selle impulssini kohale jõudnud ja saanud sellest kogemuse kätte, siis üks hetk saab impulss läbi ja siis sa märkad, et sa oled üksi. Siis on lapse jaoks oluline mõista, et ta on ikkagi ühenduses, nii-öelda energeetiliselt ühenduses, et tal on toetus olemas. Ja aga sellistel hetkedel näiteks need etapid, mida sa juba oled öelnud, mis hetkest tekib see, et mingid süsteemid mingites olukordades lähevad võitle põgenesse ja mis hetkedel nad lähevad siis sellesse, et nad tarduvad. Ja see on hästi oluline koht ju tegelikult ka nagu kogu selles, miks sul üldse nagu, mismoodi sul emotsioonid väljenduvad, kuidas sa nendega toime tuled ja kõik see pool. Ja, siin on kaks paralleelset rada. Üks on nii-öelda selline psüühikarada, mida ma praegu kirjeldan. Sina kirjeldad, küsid, kuidas on paralleelselt närvisüsteemi rada. Need jooksevad paralleelselt loomulikult. Nii et kui sinu süsteem ei ole saanud üldse kooregulatsiooni, see tähendab seda, et su sümpaatilisel närvisüsteemil on väga väike vahemik toimida, mis on suurem tõenäosus sellele, et sa lahtiühendud, dissotseerud, tardud väga palju. Nii et kui esmastel arenguperioodidel, kus ma rääkisin nii-öelda sellisest dissiotsas olekust ja vahetult pärast ellutulekut ja sinna maani, kus ma nii-öelda esimesed eluaastad, kui ma seal ei ole saanud toetust ja kooregulatsiooni piisavalt, siis suure tõenäosusega mu närvisüsteem on mul suure osa elust dysfunktsionaalne, mis tähendab seda, et mul puudub võimekus sümpaatilises närvisüsteemis opereerida. Selleks, ja sümpaatiline närvisüsteem peab sulle andma nii võitle kui põgene reaktsiooni. Selleks, et suuta anda näiteks võite reaktsiooni, peab su süsteemis olema bioloogiline enesekaitse järjestatus. See tähendab seda, et su füsioloogia peab oskama ennast valmis panna võitlemiseks. Kui su füsioloogia ei oska ennast valmis panna võitlemiseks, siis loomulikult sul ei ole võimalik võitlemist sümpaatilises närvisüsteemis kasutada, siis sul on olemas ainult kas põgene või tardu. Nii et inimestel iseenesest me ei saa öelda, et miks inimene valib kas võitlemise või põgenemise. Seal on nii palju erinevaid põhjuseid, seal on kiindumusstiil, seal on temperament, hästi palju erinevaid nii-öelda faktoreid, mis mängivad rolli. Aga kui me räägime arengupsühholoogiast, siis me peame pidevalt tegelikult paralleelselt vaatama seda psüühikalugu ja seda närvisüsteemi lugu. On ju nii, et võib juhtuda seda, et kui stiimul kerkib on mu sümpaatilises närvisüsteemis, mul puudub ressurss, siis kõik, mis juhtub, ma alati tardun. Ja ma alati muutun selliseks lihtsalt. Ja me oleme kõik näinud neid inimesi, kes iga asja peale tarduvad või iga asja peale dissotseeruvad. Ja nüüd, kui sa mõtled, et kui ta nüüd siit välja tuleb sellest tardumisest, kuhu ta siis jõuab, kas rahuseisundisse? Ei, ta jõuabki siis sümpaatilisse närvisüsteemi. Nii et kui me tuleme tardumisest alla mööda aktivatsioonikurvi, siis me jõuame võitle või põgenemisse. Ja kui me läheme sellest veel rahuneme, siis me jõuame ventravaagusesse parasümpaatilises, mis paneb meid tasakaalu ja regulatsiooni ja ühendusse. Nii et need kaks süsteemi on paralleelselt käivad süsteemid tegelikult kogu aeg.
ja sellepärast mingites olukordades ma võingi ju minna tardumisse, mingites olukordades ma võitlen, mingites olukordades ma põgenen ja need on siis seotud väga tugevalt sellega, et kus mingisugune käivitaja täna tegelikult pärit on ju, et millisest arenguego etapist või mingisugusest traumaliigist on ju, et see ei ole niimoodi, et alati on sama, aga lihtsalt tihtipeale tasub neid mustreid märkama hakata, et kui sa lähed alati karjumise või sellise nagu agressiivse jutu peale, lähed tardumisse, siis see on hästi selge märk millestki, et nende mustrite märkamine siin on hästi oluline. Ja, et kui sa tõesti agressiooni peale alati tardud, eks, siis võib arvata, et sul puudub võimekus tervislikuks agressiooniks. Tervislik agressioon ja inimene võib-olla mõtleb palju on Eesti, ma ei tea, kas tänapäeval enam on, vahepeal oli selline suur uskumus, et viha on üks paha asi, üks kolle asi, vihast tuleb lahti saada. No see on väga vale uskumus, ärge mõelge nii. Agressioon on oluline piiride tunnetamiseks ja piiride valvamiseks. Kui sul puudub võimekus tervislikule agressioonile, siis sul puudub võimekus piire omada. Sest et agressioon on see, mille eesmärk on piiri valvamine. Kui sul see puudub, sul pole piiri, kui sul piire ei ole, siis on tardumine kiire tulema. Üks asi veel, ennem kui me lõpetame, siis ma vaatan, et kell lihtsalt liigub halastamatult kiiresti. On ka selline uskumus, et aga kui ma nüüd nagu tunnengi seda kurbust või kui ma tunnengi seda viha, et seal on mitu aspekti, et siis ma ei taha, ma ei ole ju vihane inimene, ma ei ole ju negatiivne inimene, on üks asi see identiteediga mingi seonduv mingisugune teema, aga teine ongi see uskumus, et tegelikult kardetakse tunda mingeid tundeid väga tugevalt või lihtsalt läbi neid tunda, sest on selline tunne, et aga siis see jääbki minuga, siis ma olengi depressioonis ja et siis ma olengi nagu kogu aeg selline agressiivne ja kui sa ei ole seda läbi kogenud, sa ei tea, et tegelikult pärast see elu on palju ilusam. Et siis mis sa sellise uskumuse peale või sellise hirmu peale ütleksid? Ja kõigepealt ma ütleks, et emotsioonid on täiesti normaalne evolutsiooniline osa meie elust, on ja see on normaalne sensoorne informatsioon. Sul emotsioonid ei ole mitte midagi viga, meie eesmärk ei ole neid ära saata, neid lukustada, meie eesmärk on õppida neid haldama. Ei ole emotsioone, me ei saa emotsioone vaadata kõveral hea versus halb. Nad lihtsalt on ju. Ja kui su süsteem on otsustanud, et mingid emotsioonid on halvad, näiteks viha, nagu sa näitena tood, eks. See võib olla seotud erinevate asjadega, see võib olla seotud näiteks sellega, et sa kasvasid üles perekonnas, kus sa nägid ainult vihast isa või vihast ema, mis tähendab seda, et sa oled otsustanud, et mina selliseks ei saa, järelikult viha ma ei koge. Või teine variant, mis on võib-olla väga populariseerunud, on see, et kui mul on mingisuguseid emotsioone, mida ma pean negatiivseks, siis ma pean hästi kiiresti jõudma andestamisse. Nüüd ma pean ära andestama, siis sellega on tehtud. Ja see on järjekordne viis, kuidas mitte tunda, on ju, sellepärast, et andestamine ja minna laskmine on mõlemad passiivsed kogemused. See tähendab seda, et kui sa oled mingisuguse emotsionaalse protsessi läbi töötanud, siis see leiab aset loomulikult. Sa ei pea survestama, andestama. Kui sa oled kogu selle viha läbi kogenud, kogu oma kurbuse läbi kogenud, kogu oma hirmu läbi kogenud, siis lõpuks sa jõuad tunnistamisse. Seal on teatav lein ja lein viib sind tunnistamisse, tunnistamine viib sind leppimisse, leppimine viib sind andestamisse. See on normaalne protsess, mis toimub, kui sa suhestud emotsioonidega, emotsionaalse protsessiga kui loomuliku protsessiga. Ja see kannab sind ise sinna loomulikku lõppu välja, kui sul on tervislik võimekus emotsioone hallata ja seda protsessi ennast hallata. Nii, vabandust. Nii oluline ja äge vestlus on olnud, Robert, ja mul on nii hea meel, et me tegelikult varsti kohtume sinuga. Meil on tulemas 1. november Eestis üks üliäge päev, mis on pühendatud kehale ja hästi suuresti on ju see, millega me mõlemad väga armastame tegeleda, on ju, et kuidas oma keha toetada, kuidas oma keha abil ennast toetada. Millest sina seal konverentsil Kehataju räägid? Ja, Kehataju päeval 1. novembril Fotografiskas räägin siis arenguegost, sellest samast tegelasest, kellest ma olen natukene siin rääkinud,
räägin teile arenguegast rohkem ja teeme natuke selliseid harjutusi ka ja harjutusi selleks, et suuta kogeda maailma läbi erinevate arenguega aspektide. Et mida tähendab, kuidas ma saan kogeda täna maailma erinevatest arenguega aspektidest läbi oma somaatika. Nii põnev, ma juba ootan. Mina ise ju esinen täitsa selle päeva lõpus, sest erinevad lektorid, kaasa arvatud sina, te räägite tegelikult kehast ja keha tajumisest ja kehaga koostööst hästi erinevatel nurkadel. Ja mina seal lõpus räägin sellest, et aga kui sul ei ole tegelikult ressurssi, füüsiliselt ressurssi, üldse kogeda sügavamaid kogemusi ja minna mingitest sügavamatest protsessidest läbi, sest närvisüsteemil on vaja ressurssi, energiat, toitu, kõike seda, et üldse tegelikult suuta panna nendesse muutustesse energiat. Et siis ma hea meelega nagu kuulan teid seal terve päev, kogun, ammutan informatsiooni ja lõpus siis räägin seda, et kuidas tegelikult keha veel ise omakorda toetada, et ta saaks nendest protsessidest mõnusamalt läbi minna. Nii et tuleb üks täiega äge päev ja kutsun kõiki kuulajaid sinna. Ja kuidas selle konverentsi kohta kuulda, rohkem lugeda on konverents.ee. Ma panen selle lingi saate kirjeldusse ka. Ja tänutäheks sellele, et sa selle hästi olulise, hästi vajaliku saate täna ära kuulasid, siis saad sa korraldajate poolt ka sooduskoodi, et Terviseprogress 20 annab sulle siis 20% soodsama sissepääsu sellele päevale. Ja juba nii palju, kui mina tean, millest keegi seal rääkima hakkab, siis ma arvan, et see on üli hea investeering iseendasse. Aitäh sulle, Robert, selle vestluse eest. Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kui see saade sind kõnetas, palun jaga seda meiega, jaga seda teistega. Ma arvan, et ei ole ühtegi eestlast siin maakeral, kes ei peaks seda vestlust kuulama. Meil kõigil on emotsioonid, meil on kõigil vaja mõista neid emotsioone paremini ja õppida nende emotsioonidega tervislikult toime tulema. Ja kui sa ei ole veel Terviseprogressi jälgija Instagramis, siis leiad meid Terviseprogressi alt ja saadet saad toetada patreon.com/terviseprogress. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.